Paul-Eerik Rummo. Mõistmatud ja võõrad ajad, umbe jooksnud eluseosed. Geniaalsed luuletajad põletavad oma teosed. Kui noor Paul-Eerik Rummo kirjutas esimesest vasikast, kes seisab harkis jalu ja uudistab maailma oma suurte silmade ja sabaga ning ei taha minna aia taha, siis said kõik aru, et see pole lihtsalt pastoraalne pildike, vaid asi on uues põlvkonnas, uues tulemises. Nüüd ilmusid välja luulekassetid ja neist esimesel oli kohe ka Rummo oma väga tähendusliku pealkirjaga koguga Ankru hiivaja. Kuid kui hõirivad veel leegid, paneb jahtumata tuhka oma hingeurni keegi, öeldes tasa, ära puhka. Aeg, lugejad ja Rummo tekstid hakkasid 60-ndatel kokku nagu valatult. Siis korraga tekib luulekogude ilmumisse 17-aastane paus. Kas see elu proosaline külg oli üheks põhjuseks, miks sul tekkis nii pikk vahe 17-18 aastat viimaste ja eelviimaste luulekogude vahel? Ei tea, usun, et see asi on veidikene keerulisem. Nooremana olin ma väga kategooriline selles suhtes, et kui spontaanselt ei tulnud parajasti, seal mingisugust luuletust või mida tahes. Ärgu tulgugi. Siis on jah, ärgu tulgugi, et siis on isegi ausam, kui ei hakka pingutama. Käsikäes luulega on Rummo armastuseks olnud teater. Kohe peale ülikooli hakkas ta tööle Vanemuises kirjandustoas. Ja nii nagu luules olid tormilised ajad, nii vahutas ja kees ka Vanemuises teatriuuendus, mis vajas ka uut teksti. 9 aastat tagasi toodi tõeline Tuhkatriinu. Ja siis kohe Rummo kirjutaski Tuhkatriinu mängu. Üks peretütardest aga viidi kööki ja riietati Tuhkatriinuks, kust ma ta kaasa võtsin ja lossi viisin. Õige Tuhkatriinu aga jäigi peretütreks ja hiljem võeti vaia uus Tuhkatriinu. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Rummo luule on leidnud teega meie legendaarseimasse filmi. Ja kõik nõukaaja inimesed teadsid, et iga mees on oma saatuse sepp. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele.